No tere, mu kallid sõbrad, ma olen praegu Iirimaal ja siin ma olen praegu kuulsatel moherkaljudel. Siin on nii kaunis, hästi tuuline ka ja nende kohta räägitakse palju ilusaid lugusid ja muinasjutte ja legende ja ma räägin teile ühe loo. Räägitakse, et vanal ajal nähti siin ka merineitse ja. Üks noor kalamees asus oma paadiga merele ja siis ta nägi, et siinsamas lähedal ühe suure kivi peal istus üks noor neiu, kellel olid pikkad kuldsed juuksed ja kalamees tahtis kuidagi talle lähemale jõuda, aga ta kartis, sest selle koha peal olid liiga teravad kaljud ja liiga vahune meri ja liiga tugevad lained. Aga see tüdruk ütles talle ära karda, nii kaua kui mina olen sinuga koos, ei juhtu aga midagi halba. Ja kalamees tõesti jõudis oma paadiga lähemale ja siis alles märkas ta, et sellel tüdrukul oli kalasaba. Jah, ta oli merineitsi. Ja siis nad rääkisid juttu ja kalamees rääkis talle igasuguseid anekdoote ja lugusid ja tema oli väga jutukas mees. Ja ta märkas, et tema meeldib mereneitsile. Ja õhtul hakkas ta juba kodu poole sättima, ütles talle mereneitsi, tule siia homme ja nii kaua annan sulle väikse kingituse, et see meenutaks sulle minu kuldseid juukseid, et ta andis kalamehele kuldset münti. Mul on neid nii palju, ütles merineitsi. Kalamees haaras selle endale kätte ja loomulikult tuli järgmisel päeval ka ja ülejärgmisel ka ja iga päev andis talle merineitsi kuldseid münte. Lõpuks sai kalamees väga rikkaks, ostis endale maja ja tahtis juba abielluda ka. Tal oli nüüd ka pruut tulemas seal samas külas, sest nüüd oli ta rikas mees. Ja ükskord lubises ta äkki välja, öeldes oma mereneitsile, tead, aga palun too mulle järgmine kord natuke rohkem seda kulda, sest ma tahaksin minu kallile pruudile Meerile ilusa sõrmuse kinkida ikka teemandiga ka. Siis alles sai merineitsi kõigest aru. Tal hakkas nii kurb, et ta ütles, olgu, tule siia homme ja too 2 tühja kotti. Ma kingin sulle minu aardet. Ja järgmisel päeval oligi kalamees oma paadiga siinsamas lähedal ja merineitsi võttis ettevaatlikult tema paadi ninast kinni ja juhatas selle ühe siinse koopa juurde. Siinsamas minu all on üks koobas. Ja merineitsi juhatas noort kalamees sinna, ütles, võta oma kotid kaasa. Seal kooba sügavustes näed sa kõiki minu aardeid. Ja kalamees läks ja ta kõndis ja ta nägi, et seal koopas on nii palju kulda ja teemandid ja vääriskive. Loomulikult pani ta neid kottidesse ja siis, kui kotid oli täis, hakkas ta tagasi mere poole liikuma ja kui ta jõudis koopast välja, siis ei näinud ta ei paati ega ka merineitsit. Lained olid suured. Ta ei saanud kuidagi sellest koopast välja. Küll ta vandus ja karjus seal ja merineitsi vaatas teda kaugelt ja ütles vaid vaikselt, nüüd jääd sa igaveseks minu juurde. Selline kurb lugu. Või siis on see hea meeldetuletus kõikidele minu kallidele tüdrukutele ja neidudele ja naistele selle kohta, et vaata ette, kas ikka jagad oma aardeid ja kingitusi nendele, kes ka päriselt sinust hoolivad, kes ka päriselt sind armastavad.